tere hommikust, Sirje. Tere hommikust teile kõigile. Ja tere siis Tiina Seier-Zõõbil. Tere. Tere. Loomaarst, hobulausuja. Ei hobulausuja, ei. Tarokaardi mutt. Pisut. Et tere tulemast saatesse Puuduta mind. Ja me võtame siis täna teemaks, mille, kallis Sirje? See on nii raske küsimus. Mille me võtame? Räägime, mina olen suur loomaarmastaja muidugi. Ma hea meelega räägiks loomadest. Aga samas ma olen ka suur taroarmastaja, nii et ma hea meelega räägiks tarokaartidest ka, sest Tiina ise joonistas need, ise tegi. Siin on loomad ka. Ise andis välja, seal on loomad ka, me räägime äkki siis tarost. Ja meil on siin hästi toredad pildid, mis on ka loomad, liblikad. Kuule, need pidid sul on konkreetse, sul peab olema järjekorras need. Tähendab, see on seotud taropakiga, see ei ole, sellel on nüüd oma lugu. Aha. Et tegin selle tarokaartide paki valmis, need on joonistatud akvarellpliiatsiga. Nii. Ja siis inimesed hakkas küsima, et tahaks näitust nendest originaaljoonistustest. Aga need on liiga väikese suurusega ja neil ei ole raami ümber. Et nad ei näe väga esinduslikud välja ja siis mõtlesin, et aga ma võin ju teha suuremad pildid nendest. Ja suurest arkaanist tegin 22 tükki ja sellest sai näituse kokku ja nüüd osad on siin. Et ma võin näidata seda algupärast kaarti ja siis maali, mis on nende järgi tehtud, et neid on mul vist 2 või 3 kaasas. Aga maalid on sul siis akrüülidega tehtud? Maal on õliga. Õliga suisa? Olid kohe nagu pintsliga sündisid või? Ei. Lõi pähe, et on vaja oma tarokaardi pakki, sest mitte miski ei kõlvanud. Oota, aga alustame siis selleks, milleks on üldse vaja tarokaarte? Mis sul kripeldas? Info hankimiseks. Nii, juba läheb. Ja see on nagu, ta on meditatiivne tegevus ja ta on teraapiline tegevus. Et ta on nagu, kuidas ma ütlen, ta on rahustav. Ja see on, kui paned küünla põlema, siis hakkad sellega tegelema ja osad inimesed muidugi kardavad seda teemat, et tarokaardid ja ohtlik ja nii edasi ja siis tuleb juba, ei maksa siis küsida neid selliseid asju, millele kardad vastust saada. Täiesti õige. Või küsid midagi sellist lihtsamat, aga siin on omad, olen saanud sellised vau-momente, et küsid midagi, paned mingi variandi välja ja arendad edasi, algul ei saa aru, siis käid natuke ringi, teed muid asju, siis vaatad seda pilti ja siis hakkad aru saama, mida nad tahavad öelda. Ja siis ükskord oli niimoodi, et tavaliselt on ka nii, et mida kaalukam teema, seda tõsisem vastus tuleb, kui sa nagu süvened sellesse. Et see asi käib nagu, ma olen ise teinud niimoodi, et kui hakkad sellega tegelema, siis nagu võtad ühendused, umbes nagu logid sisse ja siis pärast logid välja. Kuidas see käib? Seda tehnikaid õpetas meile Ülar Lindepuu. Ülar Lindepuu on meil käinud ka. Et niimoodi pliuh-pläuh, see ei päde nagu. Ja oli üks tõsine teema, mida ma olin mõned korrad juba küsinud ja siis tegin sellise katsed, võtsin oma paki ja siis selle algupärase Rider-Waite'i paki, mille järgi see on tehtud. Kummaski pakis on 78 kaarti. Ja võtsin ühest 4 ja teisest 4. Ja sellest 4-st 3 tulid samad kaardid samale positsioonile. Et see on selline väga distsiplineeriv moment. Ja. Et selle koha peal lõpeb meile lahutus. Ja siis sa vaatad, et ups, seda niimoodi. Ma tahan, ma just eile võtsin ka 2 erinevast pakist, võtsin kaardid. Ma võtan ühe kaardi, et ma vaatan lihtsalt, et kuidas elu läheb. Ja nagu väga ei sõnastanud, formuleerinud seda väga peenelt, vaid lihtsalt mõtlesin, ma vaatan, et võtan ühe kaardi, ma ei mäleta, mis need ühed kaardid olid ja siis ma võtsin nagu paki alt ja paki pealt mõlemal pakil. Ja paki all oli sama kaart mõlemal ja paki peal oli sama kaart mõlemal. Et nagu süsteem. Ja. Nii et, ja mõlemad olid nagu kõvad kaardid ka, et yes. Päikese kaart oli see. No aga mis siis nagu see otsus on, et nende kaartidega me nalja ei tee siis? Et need on, tarokaarte tuleb ikkagi võtta, et tõsiselt suhtuda nendesse? Ma suhtun nendesse nii palju austusega, et kui on mingi küsimus, mida ma juba enam-vähem ise tean, mida ma teen, siis ma neid lihtsalt ei tülita. Ma ei tülita neid nagu asjata. Isegi nii?
aga samas näiteks kui on tunned, et tahaks nagu mingis teemas nagu rahu saada või midagi, siis näiteks selliseks lihtsalt teraapiaks, siis ma kasutan neid ja küsin kasvõi, et mis on soovitus näiteks praeguseks momendiks või millele praegu tähelepanu pöörata või mida ma peaksin teadma sellest olukorrast, näiteks selliseid süütuid asju. Et ükskord küsisin ühe inimese käest, kes on inimese kohta, kes on minu jaoks nagu elus tähtsal kohal. Aga kellega olid parasjagu suhted sassis ja see oli Raider Veiti pakiga, siis seda veel ei olnud mul. Ja sealt hakkas tulema siukest musta udu. Mõtlesin appi, nagu iga järjest kaardiga läheb see pilt järjest ühemõttelisemaks ja süngemaks. Mõtlesin, okei, paneme ära, võtame üks tükk šokolaadi, rahuneme. Ja siis ma mõtlen, et aga nii hull see asi nüüd ka ei saa olla. Võtan viimase kaardist, tuli see mõõkade 10, et nagu 10 mõõka on selgas, et nagu palutšai fašist granato, et kui sa ei usu, et siis nagu selge, pakin kokku ja... Nagu öelge inimestele ka mõni ei saa aru, mõõkade 10, kas see on kõige õudsem? Kõige õudsem kaart, ma võtsin juba peast kinni. Nii ja naa, oleneb. No ei, loomulikult alati saab võtta, eks ole, jah, tõlgendada. Aga ta on selline sünge kaart, jah? Aga ta on kindlasti üks väga... Aga tõlgendage seda ka siis nagu, et... No, traditsioonilisel kaardil on niimoodi, et inimene on maas, see on maas ja 10 mõõka on tal seljas. Ta on ühes mõttes on ta nagu, et asjad on nii halvasti, et enam halvemaks ei lähe, aga juba koit paistab. Aga koit paistab ja nagu silmapiiril, nii et selles mõttes, et see on see kõige madalam hetk, vaata. Ja üks mõte on ka see, et see on hetk, kus sa enam ei saa vältida seda, millele sa pead otsa vaatama. Et see tõde nagu vältimatult jõuab sinuni. Ma kohe vaatan, mis ma siin tegin. Et tavapäraselt kaardipakkidesse mõõkade 10 nii, et keegi on kindlasti ära pussitatud. Et kui ta on loomade kaart, siis on seal mingi linnule või loomale sisse löödud või midagi. Mina ei raatsinud siukest asja teha. Ja küll ma leiutasin. Ja ma leiutasin, et kuidas ma selle nüüd teen. Nii, et keegi haiget ei saa. Ja siin on üks teine kaart veel, millega ma niimoodi vaeva nägin. Ma kohe selle mõõkade 10. Aga mis on veel teiseks õudsam kaart mida? No, kus koitu veel ei paista? Tornikaart on see, mis on ka see, et nagu... Näiteks kaamerasse. Tuleb mingisugune asi, mille eest sa nagu putku panna ei saa, et mida sa vältida ei saa. Oota, aga sa joonistasid mingi kuldse vanni. See on mererand. Issand jumal, mina näen kuldset vanni. Veri jookseb siia liiva sisse, keegi on seal vees, aga kes on seda ei tea. Vot. Vererand siis. Vererand, jah. Aga nende kõige tõsisemate kaartide kohta ma ütlen, et okei, torn ja saatan nagu kusjuures pulltegelane. Ja veidral kombel mul endal nagu katseliselt on üks kaart, mida ma pelgan kõige rohkem ja see on ülempreester. Ma ei tea, miks. Aga mida see nagu? See on hierofant siis nagu. Hierofant. Aga mida ta mul nagu... oli näiteks mitu korda olen mingi asja kohta vaadanud, tuleb ülempreester ja see asi on niimoodi nagu, et mingi tõsine asi nagu. Ja siis üks päev oli Leevike lendas vist vastu akent ja kukkus sinna maha ja tõin ta sisse ja panin ta kasti ja võtsin kaardid, et mis sealt tuleb. Hierofant tuli viimaseks ja ta suri sama päev ära, eks ole. Ja neid on veel olnud, et ülempreestisse ma suhtun niimoodi aukartusega. Aga tegelikult ongi ju nii, et vaata need kaardide tähendused iga inimese jaoks ka kuidagi kujunevad. Oma suhe tekib. Ja igal inimesel. Sest eile ma just vaatasin Marilyn Gerro viimast kaardipanemist. Ta pani seda siin desünkroniseerimist ja värki ja tuulikuid ja kõike. Ja siis ta ka rääkis, et näed, et see kaart esindab ukrainlasi ja see kaart esindab siin valet ja niisugused nagu isiklikud teemad tulid ka sisse. Kusjuures ma panin enne USA presidendi valimisi, et Kamala Harris ja Trump ja sealt tuli nagu täitsa selge pilt, et Trump võidab. Ja mina panin ka 100%. Ja mul tuli ka. Mul tütar küsis, et kas sa paned, minule tütar küsis, ma võin kõik rääkida ära. See oli hästi lihtne, sellepärast on lühike jutt. Tütar küsis, kes saab presidendiks, ma ütlesin, et ma vaatan, ma võtan ainult ühe kaardi, et ma palju ei võta. Võtsin ühe kaardi, tuli mõõkade 8, mis on siis inimene vangis. Presidendiks saab see, kes peab vangis olema.
selge, oligi nii. Okei, see on see, kuidas sina tõlgendad. Ja noh, Kamala Harris ei pidanud vangis olema. Just, aga noh, sa ütlesid, et nalja pärast neid ei panda, aga mind praegu väga huvitab see teema, see elektri teema, mis on üleval, meil läheb see saade küll hiljem eetrisse, aga siis need paugud on juba ära käinud, et täna on kolmapäev ja elektri teema tuleb laupäeval, nagu ma aru sain. Kas me saame praegu vaadata midagi, mis sellega, sest osa inimesi on nii ärevad. Mul on juba igalt poolt kõnesid võetud ja öeldud, kuidas ma pean kõik ennast välja lülitama. Aga valmis ei ole ostnud veel midagi? Ei, ma lähen alles täna tangin, noh, selle peale ma ka ei tulnud, et autos võiks bensiini tank täis olla ja sularaha võiks kodus olla ja nii edasi. Et aga ma selle elektri teema peale, et kas me peaksime selle pärast muretsema nii hirmsasti? Võtame kohe mõned kaardid, kas me peame muretsema? Me ei saa siit praegu infot, sest see on täiesti uus pakk. Mul ei ole temaga kontakti loodud ja selleks on vaja natuke teist olustikku. Kui kurb. Aga ma näiteks, et kuidas see kunstiline edasiarendus on nendest kaartidest piltide peal näiteks. No, anna tult. Et kui me juba sellega oleme hakanud tegelema. Nii. See on niimoodi. Aru saada. Ja siis on nendest suure arkaani piltidest on tehtud, seal on surm ja maag on kuskil seal meil. Ja, nii. Siin on maag on kõigepealt. Ja. Ma saan aru, sest mesilane on ju maag. Ja. Ta teeb mitte millestki midagi, mis on nii tervislik. Ja siis on surm. Ja surmakaart. Näita mulle ka seda. Ilus. Mingite valgete tatikatega. Kärpsi simpel. Ei, päris tatikas ei ole. Oih, nöör jäi ette. Need on näitusest jäänud, jah, need nöörid seal ripuvad. Aga Sirje, sina ei ole pannud siis neid kaarte seoses sellega, mis meil siin apokalüpsis hakkab toimuma? Ma ei ole, aga ma just kuulasin, ma ei teadnudki, et siuke asi on, kuni ma kuulasin eile esimest korda seda Marilyn Gerro seda ennustust. Siis ma sain aru, et millega meil tegemist on. Aga tema ütles, et ei tule midagi katastroofilist. Et võtke rahulikult. Ja, et võtke rahulikult, aga et hullud argid tulevad, aga pigem nagu tuulikutega ja ukrainlastega ja sellised asjad. Seda ma olen vaadanud, et kas sõda tuleb. Nii. Ja mitu korda olen vaadanud ja tuleb nagu sarnane info kõik korrad, et libamisi mingisuguse laksu saame. Majanduse seis on hull ja hullemaks läheb, aga suurt hävingut ei näita. Et nagu ei pühita ära, nagu meid hoiatatakse, et et siin isegi ei vallutata, vaid lihtsalt pühitakse maa pealt ära. Ei, see oleks teine pilt. Jah, okei. Aga mingi väikse klõpsu ikkagi saame. Mingi jah, riivamisi, no ilmselt me midagi oleme juba saanud ja majandus ju ei parane. Selle vangisoleku kohta see on natuke see on, kuidas sa seda kaarti võid? Ei, see on see, kuidas sa tõlgendad. See on su enda fantaasia ja see ongi see, mis töötab. See ei ole päris see, et ma nüüd üks ühele loen seda, mida brošüür kirjutab. Aga see oleks huvitav teada, et kui sina võtad sõja kohta midagi, siis Gerro võtab, siis kolmas võtab, neljas võtab ja kõigil tulevad erinevad vastused. Kuidas see võimalik siis oleks? Või siis ei tule erinevad vastused? Peab proovima. Täna oleks hea, kolmekesi siin proovida. Ei, Gerro muidugi, tema kelle huvi on, siis see on täiesti kätte saadav. Ei tee reklaami praegu siin. Aga et kui on huvi vaadata järele kasvõi, sest et tõenäoliselt selleks ajaks elektrivärk on möödanik ja me kõik ehk oleme elus, kuigi... Ei, siin ei ole elu ja surma küsimus lihtsalt, et kas tekivad ebameeldivad olukorrad. Et me oleme seal võib-olla, mis on kõige mustem stsenaarium, et oleme 3 päeva ilma elektrita ja... No selleks tuleks igal juhul valmistuda, mis iganes.
No kuidas sa valmistud linnas, kus sul ei ole ahju, kus sul ei ole muid küttevõimalusi, kellel on elekter, kellel on, eks ole, gaas, keskkütte. No, soojad riided, küünlad valmis. No jaa, no küünlaga see ennast ei soojenda. Mind nagu hämmastab selle juures see, et valiti ka aeg, millal ennast lahti kütkeda. Et miks seda niimoodi tehakse? Mina tahaks poliitikutelt hoopis seda küsida. Seda küsis Marilyn Kerro ka. Nii, kõige lollimal ajal. Seda oleks väga palju asju küsida. Ja kui me hakkame siin poliitikat lahkama, siis ma arvan... No midagi me peame lahkama siin saates. Puuduta mind, vaatajad oleks äkki pettunud. Ei, et mina lahkaks küll seda, et seda oleks võinud teha kevadel või suvel, kui siis oleks aega olnud neid asju parandada ja sättida. Oleks märksa ohutum olnud. Just, et miks teevad poliitikuid selliseid asju, et ma arvan, see valiku võimalus, kui aastaid tagasi see otsus tehti, vastu võeti, siis kindlasti oleks olnud võimalik. Imet ei pandud veel vabariigi aastapäevaks seda lahti lülitamist, et see on nagu, olen tõeliselt pettunud, aga noh, me ei tea neid tagamaid on ju, mis seal võib-olla Venemaa hoopis ütles, et teeme siis ja kui te tahate ja noh, ühesõnaga, et me ei tea neid tagamaid, aga kuidagi väga lollil ajal on see otsus tehtud. Ja selleks valmistuda, et ma ostan endale 10 kilo makarone ja küünlad ja tikud, noh see ei... No linnakorteris sa ei saa sellega midagi teha. Just, et sul ei ole, see on nagu nali, et... Või siis maale minna, kui võimalik on. No ja mida maainimesed on öelnud, nad kardavad invasiooni linnast maale, tulevad need linnavurled, kellel siis midagi ei ole ja vallutavad nende maakodud. Jah, ma sõidangi siit kellegi juurde maale ja ütlen, vabandage väga, teil on ahi, teil on kartul keldris ja nüüd me tulemegi kogu kambaga. Midagi pole teha, te ei saa üks kõigi kõik ühe eest. Aga see on asi, millele oleks tegelikult tulnud aastaid tagasi mõelda. No, igal juhul, elekter või mitte või võib igast muid asju juhtuda. Looduskatastroofid kas või mis iganes. No, Eestis nagu vast neid ei ole. Mida inimesed täna teevad, on põgenevad Eestist, et me oleme jõudnud nii kaugele, et inimesed müüvad oma kinnisvara ja vara ja ostavad endale, jätavad siia ühe väikse korterikese või elukoha ja ostavad selle ülejäänud raha eest endale mingi teise asukoha siis mujal maailmas ja kahjuks et nagu helgemad ja targemad ja lähevad nagu minema. Et see on kurb. Ja need, kes jäävad, need siis virtsas virelevad. Lihtsalt ma mõtlen, et ei ole seal teise pool merd ja metsa ka ei ole pudrumäed ja piimajõed ootamas, et seal on ju samamoodi katastroof. Seal on üks hull president. Jaa, et arvati, et paljud on öelnud, et nad lähevad Kanadasse, no palun väga, Kanada läheb varsti USA-le. Ja siis ja rääkimata, et sa lähed kuhugi Hispaaniasse või Itaaliasse, kus on maavärined ja looduskatastroofid. Mul on natuke teised mõtted. No palun. Et äkki see Trump ei ole kõige halvem valik. Oh my god. No kas see on sinu meelest siis okei, kui ta selliseid kõlkse viskab õhku, et Kanada võiks ikka kuuluda? Nii ja naa, et me näeme, mis sellest lõpuks välja tuleb. Aga siis me võime öelda, et Putinil on ka õigus olnud võtta Ukraina, sellepärast, et see on ka ta naaber ja olnud ju 15 osariik. Ma ei ole lihtsalt kindel selles, et kui palju teine valik oleks parem olnud, sest valik oli nagu kahe vahel. Tõenäoliselt kumbki ei ole neist ideaalne, aga et ma praegu ei ütleks, et see nüüd nii halb äkki on. No, seda me näeme 4 aasta pärast. Või isegi varem. Nii, aga meie saade, miks meil need raamatud siin laual on? Need on mul kirjutatud raamatud, kuna ma olen seotud olnud Tallinna hipodroomiga pikalt aastast 87, siis selle ma tegin. See on ilmunud 2017. Ja see raamat on sündinud puhtast ahastusest, sellepärast, mis hipodroomiga on toimunud. Tänaseks seal ongi ehitus peal. Mõned hobused veel on alles, mingi 2 talli vist, kes jäid talveks. Aga ise ma kolisin enda oma novembri lõpus ära. Et sellega on finito. Ja see on olnud raske. Siis kui see raamat ilmus, see on nüüd traavispordi keskne. Siis tuli tagasiside, et kõik on hästi, aga loomaarsti asja on liiga vähe, et arsti asja tahame rohkem. Siis ma kirjutasin selle. See on läbi müüdud. Seda rohkem ei ole, aga hipodroomi oma on. Nii, loomaarsti lood. Mida sa puudutad seal siis? Need on põhiliselt lood oma tööst.
praktikast. Nii. Kus sa üldse vastu võtad? Praegu võtan oma kodus. Oma kodus, jah? Ma tegin sinna kliiniku, et kuna hipodroomil see asi kadus ära. Kas sa kassi steriliseerid ka või? Jah. Yes, ma tulen oma kassiga siin. No tule, 70 kilomeetrit sõita. Ja. Ei ehmata. Ei. Mõned ehmatavad. Kuge, räägime nüüd asjast ka. Te räägite nagu sõbrannad puhvikusse. Miks ei? No tõepoolest. No nii. Räägi sellest loomaarstindusest ja üldse loomade. Räägi, jah, kuidas loomade elu Eestis on? Mina puutun kokku väikese segmendiga. Lemmikloomad, hobused. Kuidas loomade elu üleüldse? Produktiivloomad on hoopis teine teema. Sead, linnud, veised. Need jätame täitsa kõrval, lemmikloomad. Tööstus, nii, lemmikloomad, palun väga. Mis neil viga on, eks ju? Ei olegi tegelikult. Eestis on ju arvastatakse ilmsesti loomi. Tegelikult oleneb pidamisest ja vaatad, mis see loomapääste grupp teeb, seal ikka on juhtumeid. See on ikka väga õudseid juhtumeid. Ja varjupaigad on täis, nii et ideaalist on kaugel. Aga varjupaigad on täis, vanasti olid need samad loomad, olid lihtsalt tänavatel, hulkusid ringi. Nüüd nad on varjupaikades. Me ei tea palju praegu tegelikult ringi hulgub, sest et ikkagi kassikolooniaid tekib nendes suvila piirkondades ka praegu. Ja ma nüüd loomakaitsega rohkem nagu olin seotud nullindate alguses, siis me päästsime hobuseid, kes linnas käisid ja keda seal nagu lihtsalt rapiti. Need olid hirmsad juhtumid ja seda oli väga raske tõestada, et need tuleb ära võtta. Oota, sa pead nüüd silmas neid hobuseid, kes siis linnas... Vankreid vedasid, turiste sõidutas. Just. Et see on täiesti ei, on ju? See võib olla väga okei, kui neid peetakse normaalselt ja neil on normaalne koormus. Sest et suurtes pealinnades Euroopas ju käivad need uhked tõllad ja miks ei. Et see ei ole nagu loomapiinamine, et ma tean osa inimesi lihtsalt, kes on kohutavalt närvis, kui linna tänaval autode vahel kappavad, siis need... Ei, nad ei kappa, nad kappavad. Nad peavad olema, kui seal on normaalne pidamine ja nad on hästi söödetud, nende temperament sobib sinna, et nad ei tekita mingit avari olukorda ja korralik varustus ja sa ei ole seal nagu iga päev mingi hommiku 8 õhtu 8 lõõskava päikese käes näiteks söömata, joomata või sellised asjad, et siis seda annab korraldada täitsa okeilt. Et paljud inimesed on ju ka hobu võiduajamiste vastu. Et see on ka mingi võidusõidu hobune, see on luksusasi ja see on mingi looma piinamine, eks ole. Noh, kuidas võtta, et tegelikult need võidusõidu hobused, see on kallis asi ja omanik peab teda mingi eesmärgiga ja ta on omanikule kasulik nii kaua, kuni ta jookseb võidu. Et isegi kui ta ei too mingit tulemust, aga omanikul on piisav hasart seda asja teha, siis ta maksab ja teeb. Tõenäoliselt tal on mingi tulustöö või äri või mille eest ta seda võidusõidhobust siis üleval peab. Ja kui see omanik ükskord ära tüdineb, siis algab see teema. Et suurtes võidusõidumaades, hobuse vorst on ju täitsa teema. Et tegelikult loom, kes oma nagu konditsioonilt võiks oma elu jätkata pikalt, läheb lihtsalt vorstiks, sellepärast, et tema see võidusõidu otstarbeks ta enam ei kõlba, et see on jõhker. Ja mul endal siin on juttu ka, mul on 24-aastane traavel, kellega ma sõitsin võidu, ta tegi oma töö ausalt ära, ta jooksis 223 starti, ta võitis terbi ja võitis Balti karika, et ta on oma töö teinud, ma pean ta lõpuni. Ja ta on mul kodus praegu. Ja suures osas see tall ja kliinik saigi ehitatud selle ühe hobuse pärast, et ta saaks mul kodus olla. Ja kuna hobune on karjaloom, siis ta peab vähemalt üks seltsiline olema. Et mul on seal nüüd 2 hobust, teine on kostiline. 2 hobust, 3 kassi ja tema. Okei. Et hobustest nüüd rääkides, aga kas meil, kuidas meil nende hobustega siis Eestis konkreetselt käitutakse, et ma mäletan tookord, kui sa ütlesid, et see hobuste teema linnas oli õudne, siis avastati, et need hobuseid hoiti siin, oli Pelgulina kandis, olid mingid jubedad ja see oli 90-ndatel ja nullindate algus, mis oli üldse väga metsik aeg. Ja siis pidasid need inimesed, kes ise olid mingil määral probleemsed ja neil oli
see oli päris hea teenimisvõimalus ja siis võeti nendest hobustest nagu kõik sellel sõidutamise hooajal. Ma nägin ise ühte nendest. See oli kas isegi detsembrikuus, et mingi lumesajus selle hobusega, ta oli nagu jalgratas, nagu nii õhn. Ja lund sadas, ma ei tea, kas tal olid mingid korralikud raud, ilmselt ei olnud, sest ta libises ja lihtsalt kukkus ninaliselt, see oli nagu jõhker vaatepilt. Ja see läks ikka päris pikalt, me kusjuures Nancy'ga ajasime asja, et Nancy pani selle asja suure kella külge, siis me saime need hobused sealt kätte. Üks lõppes ülejärgmine päev, teine ta elas vist veel mitu kuud, aga siis ta läks ühte maale Karjamaale ja ma ei tea, kas siis juhtus, et ta sai lahti ja sõi ennast rohtu täis liiga palju ja lõppes ka ja kolmas elas päris pikalt veel, seesama, kes seal lumesajus koperdas. Ja, et see oli Vene traavel ja see oli nendest nagu kõige vintskem, et teised olid, üks oli raskeveokas ja teine oli mingi raskeveotüüpi. Okay. Aga tänapäeval ju kõik, kes võtavad hobuse, need on ju võtavad ikkagi plaaniga seda pidada normaalselt, inimesed armastavad loomi. Üldiselt peetaksegi nii, et need, kellega loomaarst kokku puutub, need on üldiselt kohusetundlikud omanikud, kui nad juba arsti kutsuvad. Ma just tahtsin öelda, et nad ei tuleks ju arsti juurde. Ja. Et tõenäoliselt on palju neid, kellest me mitte midagi ei tea. Ja meil see hobu võidusõidud nüüd hipodroomiga ilmselt lõpevad ära üldse, aga nii palju, kui ma olen näinud neid võidusõitudest ülejäänud traavleid, et nendel ikka on üritatud kodusi leida ja neid on, nad on odavad, neid on võetud ratsutamiseks, et kui päris ratsahobune maksab palju, aga see välja praagitud traavel maksab väga vähe või mitte midagi. Ja siis tüdrukutele esimeseks hobuseks kõngutada ja nad on tavaliselt sõbralikud, sest nendega on palju tegeletud, nad on käsitletud, nad on sõnakuulelikud. Ja on olnud juhuseid, kus me saame nad pärast kätte mingis hirmsas seisus, aga neid on vähe ikkagi võrdlemisi. Nii. Inimesed on meil haiged, kas loomad on ka haiged, kas on rohkem kasvajaid, depressiooni, sellist asja? Nagu inimestel on minu meelest võib-olla täna räägitakse sellest rohkem. Või räägitakse rohkem. Oma praktikas ma neid asju ei näe, aga ilmselt need, kes töötavad väikeloomakliinikutes, konkreetselt linnas, kus see tihedus on hästi suur, väga suure tõenäosusega loomad võtavad midagi inimestelt endale. Et võib öelda, et lemmikloom on luksusasi, aga ta ei ole kindlasti ainult luksusasi, et ta ikkagi on vaimse tervise seisukohalt inimestele vajalik, et teinekord ju on ju siin mingid vanad memmed, neil see üks lehm on, vaevu liigub, toimetab seda lehme, kui lehm kaob, siis kaob memm ka. Et nad annavad ja võtavad. Näiteks, et kui ma eelmise koera ära saatsin, siis tunned nagu füüsiliselt tükk läheb kaasa, enam tagasi ei tule. Et see on karm. Kas sa kuidagi seda oma taro poolt, kas seal on ainult nagu huvi taro vastu või nagu selle esoteerika vastu laiemalt ka või? Jah, nagu suurema pildi vastu, et mis sellise huvi üldse ajendas. Et kui sa elad seda oma maist elu ja sipled oma nende juhtumitega ja kõigega, et mõni nagu saab terveks, mõni ei saa terveks ja miks need asjad juhtuvad ja siis telefon helises, jälle mingi jama, mis nüüd on, kuhu jälle peab tormama miski asi on. Ja vaatad, et kas ongi ainult see maine tasand ja see lõputu stress ja lõputu mõte, et kuidas hakkama saada ja kuidas, et peab olema mingi nagu kardina taha vaatamise isu oli. Ja siis ma läksin, jupp aega otsisin neid vaimseid õpetajaid ja siis leidsin Ülari. Käisin Ülari juures ja kusjuures mul üks taro nõustaja oli mitu aastat Tartus üks naisterahvas, kes ma ei tea, teda vist õpetas vanaema või. Ja tema juures ma käisin nagu paar korda aastas ja see oli nagu märkimisväärselt täpne info, mis ta andis. Ja mul ei tekkinud siis kordagi mõtet, et ma ise sellega hakkaks tegelema, et see tundus nii kõrge pilotaaž. Ja käisin Ülari juures ära, siis oli mingi aasta vahet vist.
siis mõtlesin, et et ma nüüd vaatan, mis see ikka teeb. Vaatan, tarokursused. Jumala huvitav. Aga see oli suvel, keset suurt suve ja 5 pühapäeva järjest, nagu ta nüüd, ei, see ei lähe nüüd. Sigadus. Ei jõua. Et jube kahju, aga jääb ära. Ja siis vaatasin, mingi aeg hiljem vaatasin sügisel, oli kas iga 3. pühapäev ja sügis, jess, nüüd ma lähen. Ja käisin ära ja siis hakkas see kõik pihta ja mis oli kõige, kui mul tekkis see sundmõte, et teha oma taropakk, sest miski ei kõlvanud, maailmas on nii palju tarokaarte ja ma ei leidnud sobivat. Ja ma vaatasin nagu netist väga palju läbi neid pakke ja hakkasid nüansid silma, et kus on mis hästi, kus on mis halvasti, mida võiks nagu parem teha. Ma olen kunstikoolitusest üldse rikkumata, nii et sain väga värske silmaga vaadata, mis nagu endale meeldib. Ja siis tekkis see mõte, et nüüd on vaja teha. Mõtlesin, et tädi, et tule mõistusele, et siin on ikka 78 kaarti ja sa ju ei oska tegelikult joonistada ja kuidas sa seda mõtled üldse teha ja siis mõtlesin, ei. Ja siis niimoodi käib ja hakka tegema. Siis mul selle raamatukujundajaga oli hea koostöö, et nende raamatute kaaned ja tagaküljed ja kõik, seal ma rääkisin väga palju kaasa, kuna ma ise olen väljaandja ja tema on kunstiinimene. Ja siis ma mõtlesin, et ma lükkan selle tema kaela. Ja rääkisin temaga, ta üritas midagi teha, aga see ei võtnud vedu. Siis mõtlesin, tahad siis pead hakkama tegema. Ja mul oli üks kaart, oli mul esimene, mis oli välja mõeldud, ma teadsin, mis see peab tulema. Näitan siin ära ka praegu. Ja siis pärastpoole hakkasid argnema need muud kaardid. Et nagu selget pilti kogu pakist mul ei olnud. Et esimene oli päikesekaart ja see on selle foto järgi tehtud. Vot. Ja esimesed katsetused, kui nüüd kunstilises mõttes mõeldes, need olid ikka päris hirmsad. Aga see protsess kuidagi haaras endasse. Ja see oli sageli niimoodi, et akvarellpliiatsiga tegin, et esimene päev teen visandi, siis mõtlen, siis hakkan värvima. Siis kui on vaja nagu mitu kihti teha, siis eelmine kiht kuivab, siis võtan järgmise pildi ette. Tavaliselt mul oli 2 pilti nagu töös. Ja oma kunstiseiklustest ma võiks pajatada tunde. Ma avastasin Ameerikat ja leiutasin jalgratast ja tegin igast asju. Ja see siis avastad sellise momendi, et teed seda pilti, vaatad, proportsioon on paigas, kõik nagu on paigas, nii. Pilt ei ela. Mõtled, mis nüüd on? Paned ühte kohta varju, teist kohta varjus tekib plaks, läheb ruumiliseks, see on niisugune silmamoondus, see on nagu kõige ehtsam silmamoondus. Ja mida edasi, seda rohkem nagu avastad. Ja kui ma õlivärvide juurde jõudsin, siis läks üldse pillergarvat, sest õlivärv on kunn. Minu meelest muidugi akrüüliga ja vesivärviga tehakse ka imeasju, kui vaadata neid YouTube'i videosid. Aga näiteks selle lehmaga ma hakkasin tegema sõbrannale, kes on farmer või kursade, tal on suur farm. Ma hakkasin tegema sünnipäevaks lehmapilti ja see foto, see on AI foto pealt tehtud ja need AI fotod, nad on kuidagi sellised hästi nagu täiuslikud. Saraks, tõesti nagu täiuslikumad ka elu, jah. Ja tegin, mulle sellepärast need ei meeldi. Aga nende pealt joonistada on maru hea ja maalida. Et selle lehmaga oli niisugune lugu, et tegin visandi valmis pliiatsiga. Tal ei olnud silmi peas, seal ei olnud kübet värvi. Panen niimoodi ette ja vaatan, et see joonistatud lehm hakkab mulle vastu tulema. Et see on see tunne ja see on see, mida nagu ajada taga nende piltide tegemisel. Siin oli paar joonistust ka, kus teed, siis mingi hetkel liigutas või. Et siis sa tead, et see on see õige. Mulle tundub, et see joonistamise teema ja kõik see on su endale teraapia lihtsalt. Ja, väga palju. Väga palju. Kusjuures mu tädi, kes on mehaanikainsenerhariduselt, tema hakkas maalima 70-aastaselt. Ja tal on nüüd ka, hooga läheb see asi, et tal on ikka oma näitused ja ta käis EKA kursustel veel 1,5 aastat, 75-selt läks sinna ja nüüd on koolitatud kunstnik. Põnev. Ja, see on tore asi, millega tegelda. Aga sa nüüd, aga ikka jõuad
loomadega ka tegeleda selle kõrvalt või? Ja ma katsun seda ikkagi sättida, et oleks nii ja naa, jõuaks nagu mõlemat. Et 90, ma lõpetasin ülikooli 95. aastal. See on nagu eriti karm aeg. Ja hipodroom toimis siis, et meil oli ju nõukaajast jäänud need hobused ja siis soomlased hakkasid tulema tooma omi hobuseid ja siia toodi ju kõiksuguseid hobuseid ja siia tuli igast huvitavat kirjut seltskonda. Ja võib-olla, et seal tekkis mingi läbipõlemise moment, sest et oli päevi, kus tuli lõunaajaks tuli telefon kinni panna, sest ei saanud süüa lihtsalt, kogu aeg oli mingi üks jant ajas teist, aga ja need ravivõimalused, diagnoosimisvõimalused ja niisugused asjad, need olid nii, nagu nad olid, et sa teadsid, et sa teed mingit tööd, aga sellel ei ole seda tulemust, mida sa tahad saada. Ja praegu on ka, ma ikka, kui inimene pöördub mu poole, siis ma mõtlen, et kuidas ma saan seda teha nii, et ma nagu võimalikult vähe selle raviga kahjustan looma ja võimalikult vähe laostan seda omanikku. Et on asju, nad teinekord tahavad teha. Teeme seda. Mis sa sellest saad? Me võime seda teha ja sa maksad. Me saame sealt võib-olla nii väikse kasuteguri. Et kui sa seda tahad, siis me teeme. Ja... Sa ütled ausalt selle siis välja ikkagi. Jah. Isegi sellisel juhul, kui ütleme, et seal võimalus on, et loom jääb ellu või sureb. Et selles mõttes, et see võimalus loomal ellu jääda on nii väike. Aga omanik on nõus ükskõik milleks. Aga omanik on nõus. Ja, näiteks hobuste koolikud ja kõhuvalu. Hobuse seedesüsteem on üks pooleli jäänud töö. Väga kergelt lähevad nii-öelda sooled sõlme ja see on fataalne. Et siis tuleb teha lõikus. Et ütleme seal, kas see surnud suleosa välja lõigata või siis uuesti tagasi panna ja õigesse asendisse ja hobune talub seda lõikust üsna halvasti. Et üldanesteesia juba on küllaltki suure riskiga ja koolikute lõikus ka. Ja siis ütled omanikule, et nüüd on nii, et sa saad vähemalt 6000 € arve ja võib-olla saad surnud hobuse. Ja nad lähevad selle peale teinekord, sest et see ka tegelikult, et inimesele jääks tunnet on kõik teinud. See on väga tähtis. Aga kindlasti on neid hästi õnnestunud koolikooperatsioone sul ka ja mina ei ole koolikooperatsiooni teinud. Aga muidu on see nagu siis, et ja siis see hobune on täitsa terve ja rõõmus ja elab veel mõned on 5 aastat, 10 aastat. Mõned on, aga üldiselt nad ikkagi tahavad suurt järelravi saada ja teinekord see asi kordub. Seda juhtub ka. Et need lõikused, mis mina tegin artroskoopiliselt, et liigestes, inimestel tekivad ka, on kõhretükid, võetakse välja, inimestel tehakse neid hästi palju. Hobustel tegin, mäletan, 200 liigest olen teinud või. Sest Eestis oli see, meil käisid nullindate keskel, käisid ikkagi välismaalased tegemas ja ma õppisin seda Soomes. Aastal 2009 tegin esimese seal Maaülikoolis. Ja siis tasapisi tuli, aga ikkagi Eesti klientidele see oli võrdlemisi kallis ja nüüd on veel kallim. Et see nagu piiras ja tegelikult on ka see mõttekus, sest et näiteks Soomes ja Rootsis traavisport on suur tööstus. Hobuseid tuleb palju peale. Ja siis see noor traavel, ta on perspektiivikas, aga ütleme, tal on need väiksed luugilud liigestes. Tal on mõttekas omanikul nüüd välja lõigata, sest hobused on tavaliselt kindlustatud ja kindlustus maksab selle ja see hobune võib teenida veel üsna suuri summasid traavivõistlustel, see võimalus on olemas, muidugi ta võib homme päev jala murda ja mitte midagi ei ole. Aga see on, seal on oma mõte sees ja see on suur konveier ja see toimib ja neid lõikusi tehakse palju. Sube julm maailm tegelikult. Lihtsalt, mis see on parem kui härjavõitlus näiteks siis? See on väga palju parem. Kusjuures ma töötasin Maaülikoolis pikalt ja meil oli ka Hispaania tudengeid. Ma ei suutnud vastu panna. Ma käisin neid ahistamas küsimustega härjavõitluse kohta ja kalgode kohta. Ja seal oli, ilmselt Hispaanias on ka inimesi, kes kaitsevad loomi ja tegelevad selle asjaga, nooremad eriti. Aga seal oli siis üks noormees ka, kes silmnähtavalt. See on ikka traditsioon ja minu isa on ka jahimees ja tema küll hoolitseb hästi oma koerte ees.
no siis ta on ainus või siis ta on üks neist kahest või et need jutud, mis tulevad, need on ikka õudsed. Et mis on nagu, et no loomapiinajaid võib igalt poolt leida, aga normaalses maas see on kuritegu, mitte rahvuslik traditsioon. Oota, ma tahan selle kohta veel küsida, millal meil lõpeb ära see koerte ketis hoidmine? Kas seda oskab öelda? Kas see on kuritegu? Nii ja naa. Kui sa paned koera ketti, ütleme, mõneks tunniks, nii kaua, kui sa ära käid ja ülejäänud ajad on sul lahti või ta on sinu juures ja tema psüühika ei kannata sellel, ta saab liikuda, siis see ei ole saatanast. Aga mingi statsionaarselt ketis elav koer, see on saatanast. No näiteks tema oskab ketis olla ja ta peab oskama ketis olla, aga ta ei ole ketikoer kindlasti. Et noh, maal elades ja tuleb keegi tuleb külla ja mul on vaja, et ta ei jahistaks mu külalisi. Ta on õuekoer. Ma ei hoia teda toas nagu, ma ei jäta teda selles mõttes üksinda tuppa praegu vähemalt, et ta on mingi 9 kuud saab vanaks. Ma ei usalda teda nii palju seal toas. Et, aga siis ma panen ta kuskile, see on nööriga kinni nii kauaks, näiteks kui klient tuleb oma koeraga. Ma panen tema kinni nii kauaks ja ta on see pool tundi kinni. Et ta ei saa sellest mingit traumat? Selge. Seda tahtsingi teada. Aga need tarokaarte sa kindlasti ei teinud ainult ühte pakki, vaid lasid välja, kui suure tiraaži sa lasid 300. 300. Nii, räägi, kuidas turustamine on, et... Turustamine on nõrk külg mul. Umbes pooled on müüdud. Ja turustan nii, et ma olen nagu inimestele lihtsalt pakkunud ja YouTube'is on videod üleval nende pakkide kohta. Loitsukelleris on olemas Maagiapoes, isegi Soome mingit taropoodi sinna saatsin. Aga kas sa siis tõlkisid soome keelde ka või ei? Eesti keelsed on. Eesti inimesi on see. Mul on olnud mõte, et Amazonis neid müüa ja ma isegi konsulteerisin sellel alal. Ja siis tuleks inglise keelde tõlkida. Ja see on jupp tegemist, et neid Amazoni nagu saada. Ja tegelikult seal tuleb enne teha nagu märkimisväärseid kulutusi, et neid sinna saata. Et muid tegemisi on olnud ja Ma isegi imestan, et see jõuad nii palju erinevaid asju teha, tarokaardid, loomad, kõik see maalimine, kõik see muu, et halleluuja tõesti. Uskumata. Kuulge, aga meie saateaeg on läbi. Issand, kui ruttu. Jaa, samuti, et sa alles hakkad rääkima. Soohenes alles üles. Et mis me siin lõpetuseks võime siis öelda, et loomade kohta, et selle ma ikkagi küsin võib-olla ka ära, et kas tänapäeval, paljud ütlevad, et tänapäeval on läinud see loomade eest hoolitsemine, karstide juures käimine nagu natuke üle võlli. On ju special toidud ja kõik need mitmed ravimid ja kõik. Ma saan aru, inimene armastab, koer on nagu sinu laps, ta on pereliige, on ju. Sa ju olitsid oma pereliikme eest. Ja siis teised on täiesti vastupidisel arvamusel, aga vanasti olid ka ju meil koerad ja asjad ja elasid seal, kass elas meil 16-aastaseks. Kordagi ei käinud arsti juures. Kõik see kilu ja oli vahepeal aasta otsa kadunud, tuli tagasi, elas edasi. No ühesõnaga, et miks me stressame ennast tänapäeval nende loomade ümber nii kohutavalt, et järsku me tahame, ma saan sellest aru, et hoolitsetakse, aga ma mõtlen, et järsku me üle hoolitseme. Täiega. Oleneb omanikust ja siin on nüüd kaks teemat. Üks asi on kõige alus söötmispidamistingimused. Kui paljud loomad saavad seda normaalset liigiomast elu linnades? No ei saa ju tegelikult. Mitte väga. Just. Nii, sealt hakkavad probleemid. Kui ta elab seda elu tingimustes, kus ta on, tal tekivad mingid probleemid ja siis tuleb nende probleemidega tegeleda. Siis algavad spetstoidud, spetshooldusvahendid, mingid režiimid. On neid tegelikult vaja? No kui see aitab sellel loomal nendes tingimustes toime tulla, kus ta elab, siis jah. Ja teine asi on aretus. Et kui aretatakse näiteks koeri, kes sünnivad haigetena, tal ei ole mingit võimalust näiteks normaalselt hingata mitte kunagi. Siis seal me oleme.
et ma ei saa öelda, et linnades ei peaks koeri pidama. Mul on üks sõbranna, kes peab Õismäe 2-toalises korteris 2 iiri hundikoera, need on sellised. No see on looma piinamine. Ma arvan, ta on seda juttu palju kuulnud, aga ma ei pea teda looma piinajaks. Ta käib nendega palju väljas, ta toidab neid normaalselt, ma näen neid koeri, nad on, psüühik on neil normaalne, muidugi naabritest on natuke kahju, kui need 2 elevanti müttava hakkavad. No minu jaoks ma ei peaks niimoodi, et ikkagi suur koer tahab, tal võiks olla rohkem ruumi, samas need on hurdad. See aeg, mis ta ei aja jänest taga, ta võib lamada nagu vaip. Nagu filmides on seal kamina ääres kuskil mõisas magab. Et ta ei ole mingi rahmeldaja nagu saksa lambakoer, kes peab inimese järgi kogu aeg ja mis ma nüüd teen. Et see oleneb täitsa koerast. Ärme lõhukaamerat ära täna. Nii, Otu. Ja. Otu on su nimi. Otu, meil on saade läbi. Tule ütle tšau vaatajatele. Ja. Liigutab kõrvu seal. Teate, ma nüüd vaatan ise, mis ma teen, eks. Just. Ja. Kuulge, armsad sõbrad, tõmbame otsad kokku. Saade on läbi. Väga põnev oli kuulda hobustest ja loomadest ja siia sekka ka tarokaartidest, mis ei haaku, nagu ma ei saagi aru. Ongi nagu siga ja käkud panime ühte saatesse kokku. Miks mitte? Siin on kaardid ja nende peal on loomad. No metsloomad küll, aga ikkagi loomad. Sobivad hästi kokku. Aitäh sulle, Tiina. Aitäh teile. Ja aitäh teile, armsad vaatajad. Ja aitäh, Otu, et vastu pidasid. Ikka.